Saate toob teieni Placent Active, juuksekasvu kiirendav tootesari juba aastast 2008. Tere tulemast kuulama ja vaatama armsad Sky.ee lugejad, Raadio Sky Pluss kuulajad. Mul on külas mees, kes on ilmselt Eesti üks tuntumaid räppareid kohe peale Nublut. Ma mõtlesin ütlelt venelasi, vaata. Seda ka kusjuures tõesti. Pavel. Tšau rahvas. Mina nägin sind viimati Pühajärve jaanitulel, kus ma mäletan, ma ütlesin sulle, et Pavel, sa pead tulema mulle saatesse, sellepärast, sest ma käisin sinu selles uues projektis ka. Ja. Mis sellest saanud on? Millal see episood? Kuule, mul suvi oli nii rets, et praegu, me saime nüüd piloodi ja nüüd ma lähen seda igale poole pakkuma. Ma arvan, et varsti televaatajad saavad vaadata. Aga ja, ma nagu sisust veel ei räägiks, ma teadsin, et sa hakkad sellest. Ja, loomulikult, aga see ütleme nii, et tänu sellele saatele nii mõnegi staariga on nüüd minul piinlik või siuke kohatu. Pavel, ma küsin kohe, kas sina oled Beyoncé Destiny's Childist, kui me võtame 5- metafoorina? Oota, mis see? Tead see Destiny's Child, mäletad kunagi oli Beyoncé? Jaa, muidugi. Nii, Beyoncé, eraldus temast sai Beyoncé. No ilu poolest kindlasti mitte. Aga ma ei tea, kui sa tahad niimoodi sellist paralleeli viia. Paar aastat tagasi hakkas sinu karjäär tõusis selles mõttes lendu, et olite alati 5-ga väga Eesti muusikamaastikul ilmselgelt olete ühed valitsevad, sa hakkasid pisut eralduma. Kust see eraldumise soov tuli? Kuule, ma ammu juba tundsin, et ma tahan midagi, et meie nagu maitset ei klapi iga kord bändiga ja mina nagu hea meelega teeks midagi hoopis muud. Hoopis teist soundi ja ma nagu üritan siiamaani seda pressida sinna bändile, et vaatame nagu hoopis selle biidi, mis mulle nagu väga meeldib. Bänd on nagu nagu ei tule nagu iga kord vaata see. Sa tegid hästi palju featuring lugusid ja ma ei mäleta, kas sa ütlesid seda kuskil intervjuus välja või kas me rääkisime sellest, et üks hetk sa tundsid, et sind oli nagu liiga palju igal pool erinevates. Oligi, ja oligi isegi mitte ainult muusikas. Kuidagi ma üldse nagu ei tundnud seda, ma nagu kaotasin kontrolli, et ma võtsin haarasin kõik projektid nagu kohe kinni. Ja mul oli lihtsalt naabrid rääkisid, sõbrad rääkisid, et mees, natukene, nagu liiga palju sa võid valida, sa oled, sul on juba see võimalus, et sa valid lihtsalt ära võtta kõik nagu. Ja ma arvan, et see on asi, mida paljud meist on ka kunagi teinud. Mille järgi sa nüüd valid, millisele projektile sa ütled jah ja millisele ei? Kõigepealt räägime tasuta projektid. Millisele sa ütled jah, millisele ei? Tasuta projekti, näiteks ma tegin seda see vaktsineerimiskampaania, vaata, see pane õlg alla. See on täiesti tasuta. Mulle helistas presidendi kantselei ja palus, et kas sa viitsiksid ja ma tundsin seda, et see ei ole see koht, kus ei öelda praegu. Just, said teenete märgi ka ju. See on hea eesmärgiga asi. Ja tasulised projektid? Need võtate kõik tiimina vastu või? Tiimina kindlasti ja et paljud näiteks pakkumised minuni ei juuagi vaata, sest tiim arvab, et see ei ole mõistlik või nagu vähe raha või ei ole nagu see või praegu ma näiteks ei juua teha. Et praegu on nagu palju lihtsam, selles mõttes ma ei pea nagu ise lappama kõik nagu vaatama. Ja. Ma mäletan Pühajärvel, sa ütlesid mulle sellise lause ka, et vaata, kui paar kuud tagasi käis siin Kohver, kes on ka ju loomulikult 5- liige, et ma ütlesin Kohvrile, et tema hakkab eralduma, aga päriselt seal intervjuus ma ütlesin loomulikult, et Gameboy Tetris sina ka samamoodi oled see, who stands out more, kes nagu kuidagi siis ongi nagu selline rohkem Eesti rahvale tuntud. Kui sa nii arvad. Ja võib-olla küll, jah. Kas sulle, Pavel, kas kuulsus on sinu jaoks? Ma üldse ei ole see inimene, kes nagu kes seda nagu väga palju tahaks. Vaata nagu ma teen seda, mida ma teen just nagu
protsessi jaoks, vaata, ma naudin rohkem protsessi kui vilju. Et sa oled muusik enne kõike ja staar peale seda. Samurail ei ole eesmärki, tal on ainult teekond. Kui lahedalt sa ütlesid. Kusjuures Pühaärvel ma nägin veel seda, et kui tavaliselt on, vaata, räppar minu meelest tihtipeale seostub inimestele, et nad ropendavad, nad on, ma ei tea, palju panevad pidu, joogid, kõik sellised muud asjad seal juures. Ja kui ma nägin tegelikult Pühaärvel, te olite kõik seal nagu kaisukarud oma naistega, te isegi ei joonud eriti palju. See oli jaanipäeva pidu, et olite tõesti nagu sellised armsad nagu issikesed või mõmmid. Kuule, jaa, ma ei tea. Kas te olete nagu peod ära pannud või see lihtsalt te ei panegi pidu või? No, ja ma ei tea, pehmeks läinud kõik. Ma ise vaatan seda, et tihti peale, kui vaatad, live on läbi, seltskond veel on siin, vaata, kus nagu selles meemis Travolta, vaata, et kus see pidu on nagu. Ja. Ja ei olegi, vaata, nagu meie kõige suurem bioloom päevakoer on praegu kõige pehmem meist, vaata, kes esimesena läheb koju nagu ei saa aru, mis juhtus. Ja teil on kõikidel pruudid. See on ka... No, mul oli see alati. Oli jah? Jaa, selles mõttes, et terve see 5 miinuse ajalugu. Aga ikkagi mul on siuke tunne, et ma olen seal see viimane rüütel, kes tahab nagu seda viimast koksi teha hommikul. Ja. Sa oled 35-aastane. Jah. Issand jumal, ma kuugeldasin, ma ei oleks üldse arvanud, et sa oled 35-aastane, see on esiteks on ju. Kuidas see nii hea välja näed? Oi, aitäh sulle. Sa näed mingi 30 maks välja. No, ma arvan, need on nooruslikud riided esiteks. Jaa, sellest räägime ka kohe. Ja saad aru, et mul nagu tuli süka võib-olla mingi aasta tagasi, mul tuli selline värk, et ma ei saa lihtsalt peeglisse vaadata, ma nagu mulle tundub, et ma nii nagu viimaste aastate jooksul nii koledaks ja vanadeks läinud, vaata. Ja sellepärast ma kasutangi nii palju mingid efekte, vaata, mingid päikseprillid, kõrvarõngad, asjad, vaata, mis, et ära mu nägu vaata lihtsalt. Vaata mu hoiad sa oma tervise eest ka hoolitsed? Kuule, ma vahest proovisin, aga mul ei tule välja, mul nii palju need mingid halbu harjumusi ja mingi sõltuvusi ja igast asju, et jah. Sul tuleb palju paremini välja. Aitäh! Ja teine asi, mis mind üllatas, sa oled Haapsalust pärit. Ja. Haapsalus on vähe ju venelasi, ei ole või? Minu on mega vähe ju. Haapsalus on, ma ei mäleta protsentuaalselt, aga ikka veits on. No ja siis kui ma Haapsalus elasin, siis see nagu Haapsalu kogukond, me kõik nagu hängisime koos. Mulle kusjuures jopas, et ma sealt õigel ajal niimoodi kolisin, sest suhteliselt minu vana Haapsalu seltskonnast 80% kas on istunud või istuvad või lähevad praegu vangi. Või said välja just. Aga kuidas sa sealt siis välja said? Mul on 2 venda ja neile oli vaja kuskil õppida, vaata. Ja me kolisime Haapsalus, eriti varianti ei olnud. Me kolisime Tallinnasse. Mis su vanad tuttavad sellest arvavad, et sa nüüd oled üks Eesti tuntumaid muusikuid? No kõigil on hea meel nii palju, kui keda ma olen näinud. Aga väga paljud ei näe ka. Sind on raske jätta märkamata ka seetõttu, et ma ütlesin seda sulle ka, et sa oled ma julgen tõesti öelda, et üks Eesti kõige huvitavamaid inimesi välimuse mõttes, keda vaadata mehi kindlasti 100%. Sul on nii huvitav stiil ja sul on alati, ma ütlen teile sõbrad, Gameboy Tetrise jalanõud ja Karl-Erik Taukari jalanõud, 2 Eesti meeskuulsust, kelle jalanõud on täiesti viksitult puhtaks. Kuidas nad sul sügis on väljas? Kuidas nad nii puhtad on? No vot, nad on uued. Tegelikult ma teist korda elus olen neid pannud. Esimene kord oli video, incognito video. Seal mul on neid jalas ja täna on teine kord. Ja sul on sellised püksid, need on mis on nagu sulejopest püksid. Kus sa leiad selliseid asju? Kuule, jah, Eestis on väga vähe asju,
Tegelikult mul on selline plaan, et ma rohkem nagu Eestis ei hakka shoppumagi. Ma ei leia mitte midagi, siin ei ole asju. Aga kus sa käid? Keegi ei too ja see on nagu, sa saad aru nagu kelle probleem see on, see ei ole nagu poodide probleem, see on rahva probleem, et nad ei taha erilist. Jah. Ja poed lihtsalt ostavad seda, mis rahvas tahab. Just, sükest tavalist järgi. Ja ma arvan, et lähen kuskile Soome shoppama. Kus sul need mõtted tulevad, et nagu see on nii ebatavaline, et on nagu mees, kes on hetero, et on stiilne. Sorry, et ma stereotüübistan, aga nii on. Nagu nii põnevaid asju lihtsalt nagu, need prillid samamoodi ka, mis ta on Marc Jacobs seal kirjas või? Kui häge ma ei või. Sa oled väga palju hakanud tegema oma projekte, sa oled eraldunud, sa oled läinud ka raadiosse tööle. Enne kui me alustasime, sa andsid mõned intervjueerimisnipid. Anna mõned veel. No ega ma nagu väga palju, no seda, et niimoodi nagu ei tohi käed panna, no see on väga lihtne. Väga lihtne. Ega ma nagu, no vaata, et sul on rohkem seda spetsiaalset haridust kui mul. Mis haridus sul endal on üldse? Kuule, ma ainult koolis õppisin. Ma olin nii tohutu laisk poiss ja tegelikult ma nagu lastest saati ma teadsin, et ma tahan muusik olla ja ma absoluutselt, ma isegi nagu ei võtnud pähe, et võib nagu kuidagi elu teistmoodi nagu klappida asju. Aga Kohver ütles küll, et sa oled 5- liikmetest kõige suurem perfektsionist. Ja. Mis see tähendab? No ma alati liimsin nii nagu perfektsemaks kõik projektid. No, muusika, see stressi ei aja, kui sa nagu nii perfektsust taga ajad, et oled sa nagu kunagi rahul ka või? Millise looga sa oled rahul? Kui sa ütled, mitte midagi ei oleks võinud teisiti teha, see oli suurepärane. No loodus ja hobused. No kuigi ma ei tea, salme võiks vähem olla. Et ta on liiga pikk laul, vaata, kui me nagu ajame taga mingi perfektsust, vaata, siis liiga pikk. Ja ma ei tea, no ikkagi, ma ei tea, kas on üldse nagu see perfektne laul, selles mõttes, et ikka mingi 5 aasta pärast ma nagu kuulan, et kurat, võt siin kindlasti oli vaja teistmoodi teha. Aga kas sa elad seda nagu kuidagi läbi ka või sa stressi ei lähe või? Ja, ma stressi. Mille pärast sa muretsed? Ma muretsen, sest ma tahan, et see oleks nagu minu silmis vähemalt ideaalne, aga kontekst tihti peale on nii nagu tugev, vaata, et nagu, et mändis liiga palju rahvast, kuidas struktureerida laulu nii, et see oleks perfektne. See on suhteliselt võimatu, ma arvan, et kui võtta mingi välismaal mingi produ, ta ütleks, et kindlasti mõned inimesed nahku või salmid lühemaks, vaata. Mingid inimesed lausa või? Okei. Tahad sa sellest rääkida? Ei, millest? Ei midagi. Ei, mulle meeldib minu bänd. Kes on su enda lemmikräpparid? Üleüldiselt. Vaata, mulle väga meeldib Anderson .Paak. Aga nüüd on see asi nii segunenud, et keegi ei tea, kes ta tegelikult on. Vaata, ta on nagu räpist tulnud laulja. Aga sa inspireerud vist vene räpparitest, seda ma mäletan, me rääkisime. No ma ikka nagu jälgin seda vene asja. Aga kui me räägime meedia jälgimisest ja kui sul on veel oma saade ka, mille järgi sa neid külalisi sinna valid üldse? Esiteks meil on crew jällegi ja ma olen nii nagu kaugel Eesti popkultuurist, et paljud nimed, mis nad nagu pakuvad, mina ei teagi. Aga teeme väikse testi, kas sa tead, kes näiteks on Rannamaja Aada? Ei. Rannamaja on mingi saade on ju? Jah. No vot, ma ei tea, ma ei ole näinud. Ei tea. Mitte kordagi ei ole näinud. Aga Kristina Suuroja, sa tead, näiteks Mallukas? Ta on mingi blogi ja ma ei tea, kus kohast ma seda nagu sain. Andrei Sevakin? No kindlasti ja me oleme tuttavad ka. Saime tuttavaks just nüüd, rääkisime vene keeles. Tal on väga puhas, ilus vene keel. Vene keeles rääkisid hoopis oma vahel või? Okei! Päris pull. Aga sa meediat siis nagu mingit kroonikat, Elu 24? Ma panin kõik unfollow, vaata. Et isegi kui mul pressitakse mingi reklaami, vaata, ma üritan endale ehitada kokonid ja tarbida infot, mis mina tahan päriselt. Kus sa infot tarbid?
No oleneb, täiesti oleneb. Ma nagu Instagramis, kui me võtame välja seal, ma jälgin mingi moe asju, kunsti asju, muusika asju. Okei. Võib-olla mingi veits kino värki. Okei. Aga on sul disaini asju. Selline plaan ka, et liikuda näiteks, kui sa oled juba Eesti muusika ja raadiotes oled nii tuntud, siis on järgmine, ma ei tea, kas see on järgmine või see on teistmoodi, on televisioon ju ka. Televisioon? Jah, televisioon. Ei, ma ei ärka nii vara. Ma ei saa. Aga see võib olla ka oma saade, mis ei ole varajane ärkamine näiteks. Ma ei tea, kas see nagu, kas on see minu nagu suurem kirg. Vaata, mul on see oskus, ma päriselt võin produda. Ma võin nagu välja mõelda neid asju, vaata. Aga kas, kuidas ma sulle ütlen, kas on nagu see asi, kuhu pühendada nii palju aega? Ma võin nagu, ma olen nagu teistes asjadest palju efektiivsem ja see nagu pakub mulle palju rohkem rõõmu. See on teada-tuntud fakt, et meelelahutajad siin ühesõnaga raha liigub palju. Selleks, et ma saaksin teada sinu raha asjadest, siis mina olen alustanud näiteks investeerimisega, kinnisvara. Kuhu sina oma rahad paigutad? Ei, mul praegu lihtsalt kogub. Aga sa investeerinud ei ole kuhugi? Vaata, ma ei tea üldse seda maailma. Nüüd ma sain teada, et on mingisugused konsulteerijad, vaata, et võib lihtsalt võtta endale nagu nõustaja ja siis ta suunab sind, et kuhu on parem, sa annad talle mingi väikese nagu protsenti, vaata, või tasu. Ei tea, kuidas see käib, sina ilmselt tead paremini. Sõbrad teevad tasuta mul seda. Ise ütlevad, et pane oma raha sinna. Kuskil on vaja sul tegelikult paigutada nagu kinnisvara näiteks. Ja. Sul on ju kindlasti kinnisvara, on ju? Mul ei ole kinnisvara. Päriselt? Mul ei ole, jah. Okei. 5 muusika on tõesti, ma ütleks, üks kõige paremaid Eestis ja kui ma eelmisel nädalal käisin, olime Anu Saagimiga, tegime DJ seti ja niimoodi lahe oli, me valisime lihtsalt lood, siis lugu, mis kõige rohkem tõmbas rahva käima, mis sa arvad, mis see oli? See oli 5 laul või? Ei, 2 tükki, üks oli Nublu ja teine oli 5 miinust. Mis sa arvad, mis need lood olid? See oli kindlasti lugu nimega Pohmakas. Ma ei tea, ma lambist ütlesin. See on mingi sinu uus lugu või? Ei, see on vana lugu, see on vana Ma isegi tea seda. No tead, ma ütlen sulle, see oli Aluspüksid ja Fürroksana. Need 2 lugu, mis olid. Kuidas sulle endale Alukate lugu meeldib? See lugu minu jaoks väga kallis. Tegelikult see ongi see, vaata kui ma nagu ütlesin sulle, et ma tükk aega ei saanud mingi valida enda maitse järgi biite ja asju, et kuhu nagu suunata see 5 Aluspüksid oli nagu see esimene laul, kus ma sain seda teha. Ma ei tea, kuidas ma nagu vist sain nagu rohkem respekti bändis, et nad usuldasid mind peale seda nagu rohkem. Kes on need kõige suuremad ninad on teil bändis? Kõige siuksed nagu tangimad sellised? Meil on kindlasti hästi munadega Mänekas, kes nagu oskab seda rusikaga vastu lauda teha. Ja see on Kohver. On, jah? Ja. Millal siis on olnud rusikat vaja lauale lüüa? Ei, ta seda teeb pidevalt. Kui vaja, siis kui ei ole vaja. 5 puhul ma kuulsin sellist mõtet, et ma kusjuures ei vastanud sulle. Sorry. Vasta ära siis. Ja, et mis minu nagu lemmiklaul on, see Aluspüksid. See on see laul, see esimene, kus ma sain nagu nii palju vabadust, et valida biiti, siis ma nagu, ma lindistasin ise ja pakkusin bändile, et okei, teeme nagu sellist laulu, ma lindistasin pudi keeles, vaata, terve selle faili, teeme sellist laulu ja teeme nii, et seal ei ole ühtegi ropp sõnu. Ja tüübid olid nagu ülimalt skeptiliselt, siis veits mõtlesid, et okei, davai proovime. Ja see on siiamaani meie suurem laul. Ja, kuidas sinu lapse sõbrad sellesse suhtuvad ja lapse, ma ei tea, lasteaia kasvatajad näiteks, et ongi, et issi on räppar, kes teeb lugusid, kus ropendatakse. Kas sa oled mõelnud, mis mõju see võib anda?
mida saab aru, et see on kunst lihtsalt? Jaa, absoluutselt. Selles mõttes ühtegi muusika ei saa nagu rikkuda lapsi. See ei käi nii. Mina lapsena, no või teenage vanuses, niimoodi ütleme, 11-12, ma kuulasin mingi hästi rock-punki näiteks. No mis, kas ma nüüd nagu ropetan palju? Jaa. Aga te ropendate ju vähem, kõvasti vähem. Kas see on taotluslik, kas teete seda meelega? No ei, ma ei tee seda meelega. Tegelikult ma ennem 5-, vaata ma teen mussi 20 aastat. Ennem 5- mul ei olnud ühtegi ropsõna ühtegi laulus. Selles mõttes. Ja need ropud sõnad tulid 5-ga või? No jah, no seal oli kombeks, lihtsalt on selline projekt. Ja. 5- on snuusid, energiajoogid, no mis on järgmine, mida te siis välja annate? Kuule, mina ei ole sellega seotud. Mina küll saan protsenti sealt. Alias ka ju oli teil? Jaa, Alias. Ise oled ka seda Aliast mänginud üldse või? Ei ole kordagi. Kuidas see võimalik on? Aga no tupsu ma teen näiteks. Ja sa ütlesid, jube halb sõltuvus on see snuus. Ma ütlen, see on kõige hullem üldse. Ja. Aga ma ütlen, mina lõpetasin snuusi ära mingisugune paar kuud tagasi jälle. Lõpetasid või? Ja ma tihtipeale niimoodi, ma lõpetan ära, ma alati 8 kuud teen, siis ma lõpetan mingi hetk ära ja kui läheb nagu emotsionaalselt raskeks, ma nagu lähen tagasi. Sul on kaks pati siin, võib-olla halvasti vangesti. Vaata, tegelikult ongi snuusiga. Ma ütlen, miks ma ära lõpetasin. Uni on palju kehvem. Vaata, et ma ütlen sulle, viimane snuus olgu kell 8 õhtul, muidu une kvaliteet kannatab. No ma tean, jaa, mul läks nii retsiks see, et ma nagu unustan ära, nagu ärkan või mul snuusi padi seal. Ja. Oled sa proovinud kunagi lõpetada, sest ma sain ühe snuusi, mis on kofeiini ja nikotiini vaba, et see on see tegevus, vaata. Ja teine asi, mis veel oli, hambad lähevad kollasemaks ja hommikuti suu haiseb ja lõpetad ära, mul läksid hambad valgemaks, kõik hingeõhk on palju parem ja nagu kuidagi see snuus ikkagi tekitab seda ärevust ja pinget. No tekitab. Aga üliraske maha jätta, kohe võtad juurde kaalus, sest sa harjunud kogu aeg midagi on suus, vaata. 2 kuud. Ei, ma ei ole võtnud juurde niimoodi. Aga sa ei ole mõelnud lõpetada või? Ei no, siis ma võtsin juurde, kohe ma võtsin alla tagasi õnneks. Aha, davai. Ei, muidugi ma mõtlen sellest kogu aeg, aga sa ei kujuta ette, kui oled kuskil metsas ja unustasid ära selle pakki, see on hullu maja lihtsalt. Kuidas ma ei tea, ma ei suudaks niimoodi nagu üks päevki olla. Räägime tulevikust ka. Kas see tulevik on protsentuaalselt 5- ja Pavel sinu oma projektid, kuidas sa näed seda tulevikus jaotumas? Kuidas hetkel on ja kuidas sa näed tulevikku? No vaata, hetkel me 5-ga teeme ühe EP näiteks, et varsti meil on täitsa selline reliis, kus on päris palju muusikat. Ma ei tea, kas ma nagu saan sulle kõigest rääkida või... No aga vasta see protsendi küsimus ära. Mis sa praegu võtad näiteks oma nädalakava lahti, on ju? Kuidas see jaotub eraelu 5- su oma projektid? Kas ta on 30-30-30? No vaata, see nagu oleneb täiesti, et kui ma tegin seda Incognito, siis ma olin nagu full in seal, siis see läks välja, me tegime siin mõned meedialiigutused ja siis läks 5- periood, siis ma siiamaani ma olen nagu full seal, meil tuleb praegu video koos lauluga välja, siis peale, ma ütlen sulle ausalt, et jah, pere kannatab kõige rohkem nagu selle. Aga kas sa nagu ise enda aega ka ikka saad, kus sa täitsa üksi oled? Seda ei ole, jah. Ei ole, tegelikult oleks vajalik, et lihtsalt ongi, võtad aja endale, ma ei tea, sport või lugemine või kunst või mis iganes, mida sa teed nagu täitsa üksi, lihtsalt niisama. Kas sa üldse oled nagu mingi, ma ei tea, Netflixis näiteks teleka ees lihtsalt vedeled? Ma olen seda... Vaata, väga harva, et näiteks viimane kord, millal ma seda tegin, see oli, ma lindistasin seda Incognito laulu ja oli hästi vihmane
ja ma kuidagi mõtlesin, et peaks nagu õige vibe'ile ennast viia ja ma vaatasin The Beach'i. Tegelikult, kui armas. Aga jah, mul nagu kahjuks ei tulegi sellist hetki rohkem praegu. Aga kas sa tulevikus tahad, et tuleks? Absoluutselt, ja. Ma praegu, ma canceldasin päris palju asju, mis plaanisin teha nüüd septembrist, vaata. Ja ma nagu teadlikult endale tegin palju hõredamaks graafikut. Just, sest et läbipõlemine tekib muidu. Ja. Kaua sa tahad, kas sa tahad elu lõpuni teha Eesti muusikamaastikul muusikat? Esineda või sa tahad teha seda mõned aastad veel ja siis täiesti võtta vabalt? Mis su mõtted on? Ei, no sinu lausest ma võib-olla, kui me juba nagu nii mõtleme, siis võib-olla võtaks kunagi välja sõna Eesti, aga no muidu jah, ma ei plaani mingi eriala vahetada. Aga sa ikkagi mitte Eestis siis jah? No vaatame, ma nagu mulle kõige rohkem mulle ei meeldi sõna mitte kunagi vaata. Jaa, nõus, ma olen täiesti nõus. Lõpetuseks räägime sinu siis tulevikuprojektidest. Mida on oodata, mida on tulemas? What are you most excited about praegu? Kuule, praegu jah, on üks väga suur projekt tulemas. See võtab kõik aega. Ma siis absoluutselt sellest rääkida, sa lihtsalt võtad mult sõnad välja. Aga see on muusika kõik sanduvad? Ja muusika üks album, mida me teeme. Ja millal sa saad rääkida? No varsti. Instagramis siis? Varsti. Ei. Ma ütlen, ma arvan, sa näed seda infot siis, kui ma ütlen välja. Aga jaa, mul tulevad soololaulud mul, siis kui ma puhkusel tagasi tulen. Puhkama lähed, kuhu sa lähed? Jaa, ma lähen Rodossesse. Tegelikult, nii tore, ma olen käinud Kreekas, seal on hästi lahe veepark. Ma olen Kreekas ka, aga Rodosses mitte. Ja mina käisin Rodosel ja seal on väga lahe veepark, soovitan minna ausalt, see on nagu lastele ja iseendale ausalt üli põnev. Aitäh sulle, Pavel, selle intervjuu eest. Ma tean, et sa ei anna paljudel inimestel intervjuusid, seega ma olen tõesti väga tänulik selle eest ja nüüd meil on kõik võlad on tasutud, mina käisin sinu projektis, varsti näete, see on ausalt, see on lokko, see on lihtsalt see täiesti lokko ja siis samamoodi said sina näidata ennast ja loomulikult oma kaunist riietusstiili siin 30 minutit päevas. Jälgige Pavelit, tema tegemisi nii Instagramis 5 kontserdid, sinna ei pea muidugi kutsuma, sinna niikuinii kõik lähevad iseenesest, mina lähen üle aia loomulikult, pärast räägin, sa jälgi Eesti meediat. Nii et aitäh teile vaatamast ja järgmise korrani. Aitäh sulle.